Tere! USA tollitariifid on enamikele riikidele teatavasti kehtestatud. Need on küll kehtestatud, aga tulemas on ikkagi suure tõenäosusega veel sektoripõhised tollitariifid ja miks ka mitte, teades USA senist käitumist, siis need olemasolevad tollitariifid, need planeeritavad sektoripõhised tollitariifid, neid võidakse muuta nii ülespoole kui ka allapoole. Nii et see kokkuvõttes tegelikult hoiab sellist jätkuvalt ebakindlust. Praeguses seisus on USA tollitariifid, siis kui nüüd arutada, kui palju nende tollitariifidega USA oma impordilt tulu korjab, tõusnud umbes samale tasemele, nagu me viimati nägime 30. aastatel. Ja nüüd, kui siia kõrvale panna Brüsseli mõttekoja Brügeli arvutused, siis eelmisel aastal olid need tollitariifid mõlemalt poolt, nii USA poolt Euroopa Liidule kui ka Euroopa Liidu poolt USA-le suurusjärgus 1,5%, kui nüüd siis kaaluda kaubamahtudega. Nii et see tõus on järsk ja kui nüüd arvutada umbes seda, et kui palju selleks aastaks hinnanguliselt võiks USA tollimaksusid koguda täiendavalt või kokku, siis peaks see tulema umbes $300 miljardi ulatuses, mis on umbes 1% USA SKP-st ligikaudu. Ja tegelikult see tähendab seda, et kui me nüüd mõtleme aastat ettepoole, kui Trump peaks lahkuma Valgest Majast, et kas USA on huvitatud nende tollitariifide mahavõtmisest, siis ega üks põhjusi, miks need tollitariifega või tollimaksusid on ka kehtestatud, on ju see, et finantseerida maksulangetusi, mis on käima lükatud 2018. aastal, ka Bideni ajal, nii et see on päris korralik maksutulu. Nii et see on ka üks selline võimalus, miks me ei pruugi näha tollitariifide langust pärast Trumpi. Aga eks me näe, sest sinnamaani on veel päris pikalt aega. Nüüd küsida seda, et kas see, et sellised tollitariifid kehtestati see suvel ära, hästi jäid sektoripõhised teemad veel ülesse. Hiinaga on kaubanduslepe praegu veel pooleli, et kas see on vähendanud ülemaailmset ebakindlust USA kaubanduspoliitika suhtes? On, aga tegelikult on see ebakindlus küsitluste järgi ikkagi jätkuvalt veel väga kõrge. Kui me võrdleme sellist pikemat ajatelge, et see ebakindlus on kõrge ja see mõistagi mõjutab majandusse, mõjutab investeerimisotsuseid erinevates riikides ja just eriti nendes riikides, keda tollitariifid kõige rohkem löövad ja kelle jaoks sellist ebakindlust on jätkuvalt üleval, just eriti tulenevalt sellest, et kui me nüüd mõtleme seda, et näiteks ravimitele, pooljuhtidele, autodele ka ei ole tollitariifid veel lõplikult paika pandud. Et kui nüüd vaadata kiiruga see üle, et millised on siis tollimaksude võimalikud mõjud, et siin näiteks tollimaksud Euroopa Liidule vähendavad konkurentsivõimet USA turul, kuna eksport USA-sse paljude toodete juures läheb kallimaks. Ma pärast näitan teile ka seda kaubandusstruktuuri, aga muidugi kõige suurem osa, mida Euroopa Liit USA-sse ekspordib, on ravimid. Kuskil suurusjärgus peaaegu veerand kogu ekspordist.
siis Euroopa Liit võib osade kaupade juures asendada jällegi USA turul Hiina tarnijaid. Kui USA ja Hiina vaheline kaubanduslepe tuleb selline, kus tollitariifid jäävad jätkuvalt väga kõrgeks, praegu on siis teatavasti 30+10%, siis see piirab päris kindlalt Hiina kaupade liikumist USA-sse. Et isegi kui praegu vaadata Hiina eksporti, siis on näha, et Hiina on vähendanud USA-sse oma eksporti päris korralikult, aga samal ajal jällegi eksport teistesse riikidesse, mis tõenäoliselt ka võivad osad kaubad liikuda kaudselt ka USA turule, kuigi USA üritab ka tollitariifidega seda pidurdada, ja ka Euroopa Liitu on suurenenud. Siis väiksem reaalne tulu tollimaksude tõttu vähendab sellist ülemaailmset nõudlust, see mõjutab sellist üldist välisnõudlust. Siis samuti ka ekspordi suunamine mujale Aasiast, sealhulgas ka Euroopa Liitu, mis just Euroopa Liidu vaatest tähendab seda, et meie siin Euroopa Liidu ettevõtete jaoks konkurents suureneb mitmetes valdkondades ja tegelikult ka see mõjutab see mõjutab inflatsiooni, sellepärast et Aasia riikidest üldiselt tuleb keskeltläbi rohkem sellist odavamat kaupa keskeltläbi, et on isegi tehtud sellised esialgsed arvestused, et näiteks Hiinas selline massiline ekspordi ümbersuunamine Euroopa Liitu vähendab inflatsiooni, see on küll öeldud 0,15% punkti, kuigi mina suhtun sellesse numbrisse väga skeptiliselt, aga see annab sellise indikatsiooni vähemalt selle kohta, et surve inflatsioonile allapoole surve võib tõenäoliselt siis tulla. Siis mõistagi on häired tarneahelates, sellepärast et seal toimuvad suuremad muutused, siis ka toormehindade langus, ma pean praegu just silmas siin naftahindasid, naftahinnad on allapoole praegu liikunud, ettevõtted ja majapidamised lükkavad ebakindluse tõttu investeeringuid edasi, muidugi selle teema juurde peaks kindlasti panema ka madalamad intressimäärad, sellepärast et madalamad intressimäärad jälle omakorda toetavad investeeringute paranemist, aga just sellel tollimaksude ja USA kaubanduspoliitikal on selline negatiivne mõju sellele teemale. Rahastamine muutub kallimaks, kuna riskid suurenevad ja siis krediidiriskid suurenevad, mis mõjutavad siis ka pankasid. Nüüd jällegi, kui siia kõrvale panna nende riskide teema juurde, ebakindluse juurde, panna siia kõrvale väärtpaberiturud, näiteks aktsiaturud, siis te näete, et tegelikult aktsiaturgusid see mõjutanud oluliselt ei ole, aktsiaturud kasvavad ja tegelikult on vähenenud ka volatiilsus, aktsiaturgude volatiilsus, mis näitab seda, et selline aktsiaturgudel või investorite selline ebakindlus aktsiaturgudel on väiksem, et selline aktsiaturg või S&P 500 volatiilsus on siin isegi veidi allpool pikaajalist keskmist. Mainisin ka nafta hinda, näete siin, et nafta hind on allapoole liikunud, selle taga on muidugi OPEC plussi tootmise suurenemine, aga sellele vastu tuleks jällegi panna ootused, et maailma majanduse kasv tuleb nõrgem, samal ajal kui OPEC oma naftatoodangut suurendab. Nüüd, mis toimub intressimääradega? Euroopa Keskpank meie hinnangul langetab intressimäärasid veel 2 korral. Selle aasta sügisel, oktoobris, varem me prognoosisime juba septembris, aga me lükkasime selle
selle edasi oktoobrisse, selle prognoosi, ja järgmise aasta talvel kuskil veebruaris ja jõuab siis praeguselt 2%-lt, kui me räägime hoiustamise püsivõimalusest, 1,5%-ni. Ja mõistagi see toob allapoole ka laenulepingute aluseks oleva Euribori. Euribor iseenesest on juba praegu saavutanud üsna madala taseme, veidi üle 2%. 3 kuu futuurid näitavad selle aasta lõpuks 1,9, pealt selle järgmiseks aastaks samuti 1,9 ja tõenäoliselt ongi nii, et kui me nüüd prognoosime seda, et Euroopa Keskpank langetab intressimäärasid veel siin 0,5% punkti või siis 50 baaspunkti, siis see peaks tooma Euribori veel allapoole, aga mitte nüüd enam nii väga oluliselt. Muidugi see sõltub paljuski ka sellest, kuidas käitub euroala inflatsioon. Me teame seda, et euroala inflatsioon on liikumas allapoole Euroopa Keskpanga sihti, ehk seda 2%. Ja nüüd on muidugi oluline ka see, et kui palju tugevneb euro. USA dollar nõrgeneb, sellepärast selle USA dollari nõrgenemise taga on ühest küljest USA majanduse nõrgenemine, teisest küljest ka see, et Föderaalreserv langetab intressimäärasid meie prognoosi kohaselt veel 2 korda, jõuab 3,25%-ni ja samuti ka selline väiksem usaldus USA institutsioonide vastu. Samuti ka selline kartus näiteks selle vastu, et millist usaldust pakub Föderaalreserv, kui Donald Trump nii palju seda Föderaalreservi ründab. Nii et see kõik tegelikult on vähendamas USA dollari kui sellise senise turvavaluuta positsiooni. Ma nüüd ei taha seda kindlasti öelda, et USA dollar ei ole turvavaluuta, aga kindlasti paljude investorite või osade investorite silmis ta vähendab seda mõju. Ja nüüd, kui siia vastu panna euro, siis euro on tugevnenud küll üle 10 aasta, nüüd vastu dollarit siis, on tugevnenud üle 10 aasta keskmise taseme, aga siiamaani on veel allpool 20 aasta keskmisest. Meie prognoosi kohaselt euro tugevnemine vastu dollarit peaks jätkuma ja jõudma ka siin lähiajal, aasta pärast või umbes niimoodi või võib-olla ka lähemal ajal ka selle 20 aasta keskmise sealt pealt üle 2-ni. Kui euro tugevneb rohkem, siis see mõjutab jällegi inflatsiooni rohkem, sellepärast et import muutub odavamaks. Kui ühest küljest võiks justkui teoreetiliselt öelda seda, et tugevam euro vähendab sisseostetud kaupade hindasid, aga samal ajal jällegi on kahjulikum ekspordile, siis tegelikult ma ütleks niimoodi, et kui vähenevad sisseostetud tootmissisendite hinnad, siis see tegelikult aitab parandada ka eksportivate ettevõtete konkurentsivõimet veidi. Nüüd, ja kuidas selle mõju võiks Eestile olla? Eestis üldiselt on umbes 97%, eelmisel aastal 97% kõikidest välistehingutest on tegelikult tehtud euros. Dollari osakaal oli eelmisel aastal kuskil 1,7%, ainult 2%. See on sektoripõhiselt kindlasti oluline, aga kui me võtame kogu majanduse jaoks, siis kogu majanduse jaoks dollari osakaal on olnud väike. Nüüd, siin on mul mõned lihtsalt väited, et kui suur on üldse USA ja euroala mõju maailmas, siis te näete, et Euroopa Liidu ja USA vaheline kaupa-teenuste kaubandus on maailma suurim, et Euroopa Liidu jaoks on USA suurim ekspordipartner, sinna läheb kuskil 1/5 Euroopa Liidu ekspordist.
Samas jällegi, kui nüüd panna see vastamisi SKP-ga, näiteks euroalal, siis euroala SKP-st eksport USA-sse on umbes 3%, mis tähendab seda, et kui siia veel kõrvale panna langevad intressimäärad, siis samuti ka valitsus, Euroopa Liidu valitsuste suuremad investeeringud kaitsesse, taristusse, siis selle pealt me võime ikkagi prognoosida järgmiseks aastaks euroalale sellist päris mõõdukat, küll veidi allpool pikaajalist keskmist majanduskasvu, aga mitte nüüd väga suurt negatiivset lööki. Ja siin ma olen välja toonud selle kaupade struktuuri, mis on siis peamine eksport USA-sse ja peamine import USA-sse, et ma juba mainisin seda, et siin kõige olulisem eksporti niisugune suurem valdkond on ravimid, samuti ka siis sõidukid ja me impordime siis erinevad energiatooteid USA-st. Ja kui nüüd kokku võtta numbriliselt, see on meie täna avaldatud majandusprognoos, siis mõistagi kõige suurema löögi, vähemalt praeguse prognoosi kohaselt USA tollimaksudest saab tõenäoliselt USA ise, sellepärast et need kõrgemad hinnad, mis nende tollimaksude tõttu tekivad, need võidakse lükata edasi USA tarbijatele, mis siis väljendub läbi inflatsiooni. Ja euroalale oleme isegi veidi majanduskasvu numbrit ülespoole tõstnud. Selle aasta esimesel poole näiteks euroala majandus kasvas aastases võrdluses 1,5%. See ei ole küll selline laiapõhjaline kasv, aga aasta peale lubab see prognoosida sellist keskmiselt 1,2% kasvu järgmiseks aastaks samuti. Selle aasta Eesti majanduskasvu me oleme allapoole korrigeerinud. Me mais prognoosisime 1,2%, nüüd 0,6% ja selle taga on paljuski see, et aasta esimene pool oli oodatust nõrgem. Nüüd on muidugi selle prognoosi juures on selline probleem see, et Statistikaamet siiamaani on avaldanud sellise parandatud numbrit kuni eelmise aasta lõpuni. Ja andmebaasis 25. aastat ei ole. Ehk siis selle 25. aasta me pidime ise tuletama, mis tähendab seda, et peame tõenäoliselt parandama neid numbreid siis, kui Statistikaamet oma täpsustatud numbritega välja tuleb. Et kui ma siia kõrvale panen ka täna tulid prognoosidega välja peale meie ka veel SEB ja Rahandusministeerium selleks aastaks 0,8, SEB-l 1,2, aga nii meie, SEB kui ka Rahandusministeerium prognoosime järgmiseks aastaks meie 2%, SEB ja Rahandusministeerium veidi üle 2% majanduskasvu ja selle taga järgmisel aastal on paljuski maksuküüru kaotamise tagajärjel suurenev ostujõu suurenemine, mis peaks aitama tarbimist kasvatada. Minu poolt kõik. Suur aitäh. Kas publikul on küsimusi? Ei ühtegi. Kuulsin praegu, et maksuküüru kaotamine pidi olema hea. Küll mõni poliitik oleks seda kuuldes praegu õnnelik olnud. Ja mõni on väga õnnetu. Aga aitäh sulle. Aitäh.